Tere, head kuulajad! Mina olen Leelo Moosar, Ida-Tallinna Keskhaigla nakkushaiguste arst ja taust on mul laste arstindus. Olen väga palju aastaid töötanud erinevates lastehaiglates. Minu ülesandeks on täna tutvustada teile Eesti laste immuniseerimiskava. Kõigepealt läheme immuniseerimise mõiste juurde. Miks me räägime immuniseerimisest, kui tegelikult me peame silmas vaktsineerimist? Mis see immuniseerimine siis iseenesest on? Ta on hästi toimiv haiguste ennetamise ja immuunsuse tugevdamise viis, meede või tegevus, mille abil kujuneb organismil kaitse konkreetse nakkushaiguse vastu. Eesmärgiks on ära hoida inimese nakatumist, haigestumist, vältida rasket haiguskulgu ja tõsistusi. Ja nüüd see immuniseerimine jaotub kaheks. Esimene neist on aktiivne immuniseerimine, mis tähendabki vaktsineerimist. Ehk et sel korral manustatakse organismi väikeses koguses haigustekitaja osakesi, mida meditsiinikeeles me nimetame antigeenideks, kui te ise kirjandust otsite. Ja selle tagajärel tekitab immuunsüsteem ohutul viisil kaitsekehad ehk et antikehad meditsiinikeeles jälle. Vastava nakkustekitaja vastu ilma, et vaktsineeritud isik ise haigust läbi põeks. Nii et me anname immuunsüsteemile ärrituse antigeeniga selleks, et tekitada selle konkreetse antigeeni vastased antikehad. Et organism oleks valmis tulevikuks selle tekitajaga kohtumisel. Nüüd passiivse immuniseerimise korral manustatakse organismi aga juba teatud haiguse vastu valmis kaitsekehad. Neid nimetatakse meditsiinikeeles ka spetsiifilisteks antikehapreparaatideks või immuunglobuliinideks. Ja see tähendab seda, et immuunsüsteem ise neid lapsele ei tekita, vaid laps saab kohe valmis kaitse oma organismi. Mis on siis riiklik immuniseerimiskava? Riikliku immuniseerimiskava eesmärk on tagada kõikide selles riigis elavate laste ja noorukite õigeaegne ja kõikehõlmav vaktsineerimine. Ja riik hangib selleks immuniseerimiskavas ette nähtud vaktsiinid. Riikliku immuniseerimiskava koostamisel on erinevad eksperdid arvestanud järgmiseid momente. Millised on vaktsiinide abil välditavad levinud nakkushaigused? Millises vanuses lastel on suurim nakatumise oht? Millal on lapse organismis seisukohalt kõige põhjendatum vaktsineerimine? Ja mida on teada vaktsiinide ohutuse ja tõhususe kohta tõestatud teadusuuringute läbi? Nüüd, kuidas immuniseerimine on korraldatud Eestis? Immuniseerimine on korraldatud vastavalt nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusele ja selle alusel on kehtestatud sotsiaalministri määrus. Nüüd, Sotsiaalministeerium kujundab immuniseerimise poliitikat meie riigis ja koordineerib ka meie immuniseerimiskava uuendamist. Ja nõustavas rollis on Eesti immunoprofülaktika ekspertkomisjon. Seal on paljude ekspertide ja eriala seltside esindajad, kes kõik koos otsustavad. Nüüd edasi, Tervisekassa korraldab immuniseerimiskava täitmiseks vajalike vaktsiinide ja siis nende antikehapreparaatide või immuunglobuliinide hankimist, säilitamist ja vedu Eestisse. Terviseamet kogub, analüüsib ja avaldab andmed immuniseerimiste kohta, koostab juhendmaterjale ja temaga jälgib ja teavitab üldse nakkushaiguste olukorrast. Ja Ravimiamet teostab jällegi ravimiohutuse järelevalvet just nende samade immuunpreparaatide suhtes. Nüüd Eestis kasutusel olevad vaktsiinid ja ka immuunglobuliinid on kõik kontrollitud. Kõik Eestis kasutatavad vaktsiinid on läbinud tegelikult pikaajalised ja mitmeastmelised kliinilised uuringud. Ja nende mõju ja ohutuse järelevalve tagavad nüüd Eesti Ravimiamet, aga ka erinevad rahvusvahelised organisatsioonid.
Maailma Terviseorganisatsioon, näete, mille lühend on WHO, ning Euroopa Ravimiamet, aga miks mitte ka Ameerika Ravimiamet. Ja meditsiinilisi uuringuid korraldavad lisaks regulaarselt ka erinevad teadusasutused. Nii et jälgimine on väga täpne. Täna me saame Eestis vaktsineerida imikuid ja väikelapsi tasuta 12 nakkushaiguse vastu. Vastsündinud saavad oma vaktsiini kätte sünnitusosakonnas. Edasi koju minnes väikelapsi lasteaiaeas kuni kooli alguseni ja imikuid vaktsineerib perearst ja pereõde. Ja kooliealisi lapsi vaktsineeritakse edasi kooli tervishoius kooliõe juures. Nõusoleku lapse vaktsineerimiseks annab lapse vanem või hooldaja. Meil on Eestis vaktsineerimine vabatahtlik, kuid kindlasti väga tungivalt soovituslik. Miks on tarvis vaktsineerida lapsi imikueast alates ja miks see on nii oluline? Sest imikud on bakteriaalsete ja viirusnakkuste suhtes kõige vastuvõtlikumad just siis, kui emalt platsenta kaudu saadud kaitsekehad ehk kaitsvad antikehad hakkavad langema ja kaduma. Ja vaktsineerimised on ajastatud nii, et me jõuaksime kaitsta imikut või väikelast enne, kui nad hakkavad tõeliste haigustekitajatega tegelikult kokku puutuma. Vaktsiinid toimivad nagu loomulik nakkusega kokkupuude ja nii-öelda õpetavad immuunsüsteemi nagu päris haiguse korral, kuid ilma haiguse tekkimise riskita. Ja vaktsineerimine loob aktiivse immuunsuse, tekitab mälurakud. Kui laps puutub hiljem kokku päris viiruse või bakteriga, siis need mälurakud hakkavad kohe tööle, tunnevad ära selle organismi ja reageerivad kiiresti, et laps ei haigestuks. Nüüd läheme täpsema käsitluse juurde. Esimesel 2 elukuul emalt raseduse ajal saadud antikehade tase on kõige kõrgem ja eriti peale sündi. Ja nad pakuvad head, kuid ajutist kaitset. 2.–3. elukuul emalt saadud antikehade hulk hakkab päris kiiresti langema ja laps muutub järjest vastuvõtlikumaks juba nakkustele. 4.–6. elukuuni enamik emalt saadud antikehad on selleks ajaks juba väga madalal tasemel või osaliselt kadunud. 6. kuuks on tegelikult enamik emapoolseid antikehi juba kadunud. Ja see loob nüüd ohtliku perioodi, kus lapsel on peaaegu puuduv loomulik kaitse, loomulik immuunsus. Ja vaktsiinid täidavad nüüd tühimikku enne, kui laps päriselt haigustekitajatega hakkab kokku puutuma. Ja sellepärast me spetsiaalselt alustame laste vaktsineerimist juba 2.–3. elukuust. Lisaks on ka mõned nakkushaigused eriti ohtlikud just imikutele, kuna nende immuunsüsteem on alles nõrk. Nad on väga vastuvõtlikud, sellest me oleme juba rääkinud, ja näiteks lapsel on ka omad anatoomilised iseärasused. Kas kitsad hingamisteed, maksa- või kesknärvisüsteemi ebaküpsus. Nii et see loob juba aluse raskete ja isegi eluohtlike tüsistuste juurde. Miks vajavad imikud rohkem vaktsiinidoose? Vastsündinu immuunsüsteem ei suuda ühe vaktsiinidoosiga toota piisavalt antikeha ega pikaajalist immuunmälu. Imikutele tehakse sama vaktsiini mitu doosi, sest nende immuunsüsteem on ebaküps ja vajab korduvaid kokkupuuteid, et kujundada tugev ja püsiv kaitse. Ka emalt saadud antikehad, mis kaitsevad last esimestel elukuudel, võivad samal ajal nõrgestada esimesi vaktsineerimisi, mistõttu on vaja korduvaid doose, et lapse immuunsüsteem õpiks nüüd iseseisvalt reageerima. Ja vanematel lastel ja täiskasvanutel on immuunsüsteem küpsem, treenitum ja suudab sama kaitse saavutada palju vähemate või isegi teinekord mõne üksiku vaktsiinidoosiga. Vaktsineerimiskalender. Siin näete siis, millise haiguse vastu last vaktsineeritakse vasakus tulbas ja üleval paremalt vasakule läheb siis lapse vanus päevades, kuudes ja aastates. Esimene vaktsineerimine toimub sünnitusmajas, see on tuberkuloos esimese 5
päeva jooksul. Teine vaktsineerimine on rotaviirusnakkus, mis hakkab 2. elukuust ja näete, esimene doos 3-kuuselt ja 4,5-kuuselt tehakse järgmised doosid. Uue nakkushaiguse vastane vaktsineerimine, difteeria, teetanus, läkaköha, lastehalvatus, hemofiilusnakkus ja B-viirushepatiit tehakse siis 3-kuuselt, 4,5-kuuselt, 6-kuuselt. Näete, siin enam seda rotavastast vaktsineerimist kaasas ei ole ja seda korratakse veel 1,5 kuni 2 aastani. Ja edasi need difteeria, teetanus komponendiga vaktsineerimised jätkuvad veel 6-7-aastastel lastel enne kooli ja 15-16-aastastel lastel koolieas. Nüüd 1-aastaselt tehakse siis leetrite, mumpsi ja punatise vastane vaktsineerimine ja 13-aastaselt on selle sama vaktsiini kordusdoos. Inimese papilloomiviiruse ehk HPV vastane vaktsineerimine toimub meil 12. eluaastast alates ja seda tehakse nii tüdrukutele kui poistele 1 doos. Nii, ja lisaks soovitaksin väga siis meie Tervisekassa poolt tasuta lastele pakutavat iga hooajalist gripivastast vaktsineerimist ja see on vanusest 6 kuud kuni 7 aastat. Nii et kõik lapsed, kes käivad tegelikult lastehoius, lasteaias või algklassides, võiksid selle vaktsineerimise saada, sest lastele on gripp väga nakkav ja lapsed põevad teinekord grippi ka raskelt. Samuti on gripp meil võimaldatud ka gripi riskirühma kuuluvatele lastele kuni 18. eluaastani. Ja kas seda tehakse siis hooajaliselt ehk oktoobrist novembrini ja see loend, millised need riskirühma haigused on ju perearstil kõik olemas. Nüüd laste immuniseerimiskava näeb tegelikult, kui te nüüd internetist otsite seda tabelit, siis välja selline. Vaadake, millised on tähised. Siin vasakul on jällegi vanus tundides, päevades, kuudes, aastates ja paremal pool on vaktsiini tähised ja need on tegelikult rahvusvahelised tähised. Et need sisaldavad siis ütleme selle haiguse nime ja ka see võib olla nii ladinakeelne lühend kui ingliskeelne lühend ja sisaldavad veel ka ühtlasi, näete, kui on taga see number, mitmes doos parasjagu selles vanuses käsil on. Nii et siin tabelil on veel üks tähelepanek, hepatiit B, mis tehakse esimese 12 elutunni jooksul, aga seda rakendatakse ainult siis, kui lapse emal on rasedusaegne krooniline B-hepatiit. Nüüd vaktsiinide lühendid. See esimese 5 päeva jooksul tehtav tuberkuloosivaktsiin, näete, seda siis nimetatakse BCG-ks, rotaviiruse lühend on RV, siis see difteeria, teetanus, läkaköha, poliomeliit, hemofiilus, B-tüüp, bakter, B-viirushepatiit, nemad on nüüd siis, neid nimetatakse 6-valentseks või 6-komponentseks vaktsiiniks. Nii et kõik see haiguste vastane kaitse on tegelikult ühes süstis. Ja nagu ma ütlesin, 3-kuuselt, 4,5-kuuselt saab siis laps ühe süsti ja rotaviiruse suu kaudu juurde. 6-kuuselt on see 6-valentne või 6-komponentne vaktsineerimine, näete juba üksinda. 6 kuni 7-aastaselt rääkisime ka gripivastasest vaktsineerimisest, siis tuleb measles, mumps, rubella lühend, esimene aasta vaktsiinidoos, kordusdoos on meil siis 13-aastaselt ja 1,5 kuni 2-aastaselt on jälle siis see 6-valentne vaktsiin, pikk vaktsiin, nii 4. kord, 6-7-aastastel on siis see difteeria, teetanus, läkaköha koos poliomeliidiga, see on enne kooli ja näete hemofiilus ja B-hepatiit on juba sellest liitvaktsiinist kadunud ja 15-16-aastastel on ainult difteeria, teetanus ja läkaköha. Aga 12-18-aastastele lastele tehakse siis meil ka 1 doos ühekordset HPV vastast vaktsineerimist. Mis on siis liitvaktsiinid? Liitvaktsiin tähendabki siis ühte süsti, millest ma olen juba eelnevatel slaididel maininud, mis sisaldab haiguste vastast kaitset mitmekomponendilist, nii korraga. Ja see tähendab seda, et laps saab ühe süsti 6 nakkushaiguse vastu.
Kas liitvaktsiinid koormavad immuunsüsteemi, aga tegelikult ei koorma. Imiku immuunsüsteem puutub iga päev kokku tuhandete uute mikroobidega. Liitvaktsiin sisaldab neist ainult väikest osa ja lapse immuunsüsteem on võimeline reageerima mitmetele vaktsiinikomponentidele tegelikult korraga. Nii et lapse immuunsüsteem saab liitvaktsiiniga ilusasti toime. Nii, ja liitvaktsiinide kohta öeldakse veel see, et see on väga turvaline ja tõhus viis kaitsta lapsi mitme nakkushaiguse eest korraga. Samas me teeme need vaktsineerimised liitvaktsiiniga ikkagi õigeaegselt ajakava järgi, võrreldes sellega, kui me hakkaks ükshaaval neid vaktsiine tegema. Meil on vähem lapse stressi, vähem valu, vähem süste, vähem torkeid ja vähem arstivisiite. Immuunkaitse on sama tugev kui eraldi vaktsiinidega ja need vaktsiinid on kindlasti ka lastele ohutud, sest nad on maailmas väga põhjalikult testitud ja kasutusel kõikjal. Oma lapse vaktsineerimine kaitseb tegelikult ka lähikondlaseid. Mida see tähendab? Mida rohkem inimesi on vaktsineeritud, seda vähem tõenäoline on, et haigus hakkab laialdaselt edasi levima. Ja sellist kaitset nimetatakse kogukonna või karja immuunsuseks. Kindlasti olete seda karja immuunsuse sõnaga varem kuulnud. Nüüd see karja immuunsus aitab hoida nakatumise arvu madalal ja kaitsta ühtlasi ka neid inimesi, kes mingil põhjusel vaktsineeritud ei ole. Kas nad on siis väga noored imikud, on nad nõrgenenud immuunsüsteemiga inimesed või mõne haigusega inimesed, keda ei võigi kõikide vaktsiinidega vaktsineerida. Vaatame nüüd korraks ka seda parempoolset tabelit. Vasakul pildil on näha vaktsineerimata mustad mehikesed ja nende hulgas mõned üksikud ägedalt nakatunud isikud. Ja näete, mõne aja pärast on kõik need mustad vaktsineerimata mehikesed samamoodi nakatunud. Kõik on praktiliselt enamjaolt punased. Nii, aga järgmise pildi peal on näha, et vaktsineeritud valged mehikesed ja üksikud mustad, kes nüüd mõne põhjuse tõttu ennast vaktsineerida ei saanud, püsivad samataoliselt paigal ja kui nende hulka satub nüüd mõni punane nakatunud mehikene nii-öelda või isik, siis tekivad juurde mõned üksikud haigusjuhud, aga need siis taanduvad ja edasi vaktsineeritutele ei levi. Nüüd peab ütlema veel seda, et vaktsineerimisega ennetatavad nakkushaigused ei ole maailmast kadunud. Tänu vaktsineerimisele pole mitmed nakkushaigused küll Eestis aastakümneid juba olnud, kuid ometi on need bakterid ja viirused maailmas endiselt olemas. Ja vaktsineerimise vähenemisel võivad need nakkushaigused tagasi tulla. Suurendada haiglaravi vajavate inimeste arvu, tuua kaasa tüsistused, isegi surmajuhud ja Maailma Terviseorganisatsiooni ehk WHO soovitusel peaks nakkushaiguste leviku vältimiseks olema vaktsineeritud vähemalt 95% lastest. Ka Eestis vähelevinud haigused, näiteks leetrid, difteeria ja lastehalvatus, viimaseid küll ei ole palju aastaid enam olnud, on maailmas mujal endiselt liikvel. Mitmed tõsised nakkushaigused võivad kaasa tulla ka reisinud inimestel. Kas siis Eesti inimene reisib ise sellisesse piirkonda, kus on võimalik nakatuda ja ta ei ole näiteks oma vaktsineerimistega lõpule läinud või oma vaktsiine uuendanud, või tulevad siia meile külalised koos nakkushaigusega ja toovad siia kaasa. Nii, praegu ma alustaksin siis slaidide käsitlemist vaktsineerimise ajalugu Eestis. Esimene haigus on difteeria ja näete, vaktsineerimise algus oli Eestis 1945, peale mida haigus korralikult vaibus. Mingisugused haigusjuhud esinesid meil 90ndate alguses ja keskel, kui nii-öelda piirid hakkasid avanema ja inimesed rohkem liikuma. Aga pärast on jällegi, näete, kõik kontrolli all. Nii et see ikkagi tähendab, et Eestis on difteeria vastu seni suhteliselt hästi inimesed ennast vaktsineerinud. Nii-öelda oma lapsi lasknud vaktsineerida. Et olen ise ka arsti töös näinud raskeid difteeria juhtusid
ja nii-öelda kohutavat kattu kurgus ja suus inimesel, kui inimene ei saa hingata, nii et see on surmaga lõppev haigus rasketel juhtudel. Edasi tuleb laste halvatus, näete, vaktsineerimise algus 1957 ja nüüd me näeme nende haigusjuhtude graafilist ülestähendust ja näeme, et alates vaktsineerimise algusest on haigus vaibunud. Meil ei ole poliomüeliidi juhte õnneks Eestis. Nii räägin korraks veel ka läkaköha vastasest vaktsineerimisest. Siin on näha, et vaktsineerimise algus oli 1957. Esialgu see haigus ilusasti hakkas langema ja taanduma, aga edasi on väikseid haiguspuhanguid veel olnud ja 2008 vahetus meil vaktsiin ja sagenes vaktsineerimise kortsus ja vahepeal oli tegelikult haigestumine kontrolli all. Aga viimasel ajal on tegelikult läkaköha lastel jälle teemaks olnud. Ja nende puhul just, kes on oma vaktsineerimiskalendriga maha jäänud või vaktsineerimata läkaköha vastu. Äge B-viiruse hepatiit, see vaktsineerimine tuli meile aastast 1999 ja vastsündinute kalendrisse 2003. aastast. Nii et tänapäeval on need emad juba noored täiskasvanud ja nende hulgast kindlasti ei ole levinud selline asi, et laps saaks B-hepatiidi kui kaasa sündinud nakkuse. Need emad lihtsalt on vaktsineeritud ja B-hepatiiti polegi kunagi põdenud. Ja punetise ja mumpsi vastu on meil vaktsineerimine tegelikult 1993.–1994. aastast, kuigi näete siin mumpsi vastu juba 1981 ja tõesti punetisi ei ole palju aastaid enam näha olnud ja mumpsi tegelikult mõnel üksikul korral. Aga suur aitäh teile praegu loengu esimese osa kuulamise eest. Ja tähendan siinjuures juurde, et meil tuleb ka vaktsineerimisest, vaktsiinvälditavatest haigustest ja vaktsineerimise kõrvaltoimetest loengu teine osa. Suur tänu praegu kõigile kuulajatele.